tere! Mul on paar slaidi ka teile näidata. Aga tegelikult ma tahan üldse slaide rääkida. Mul on jutt ja üks sõnum. Ja üks keerukas küsimus. Kui palju teist on IT? Mina näisin ka IT-d, nagu ma tegelikult teile tõstnud kätte sõnum. IT ei saa päris kunagi. Mõtlen selles, et kui te lähete ja tahate oma äri teha, ükskõik mis ega väga tutvunud teiega, siis palun ei uskuda seda, mida teiste teeb. Tegelikult ei saa. Te peate ise mõtlema seda. Et kui me räägime mingisuguse lahenduse integratsioonist või mingisugustest, kust andmeid saab, teile räägitakse ja valetatakse põhimõtteliselt suud silmad täis, kui keeruline see kõik on. See ei ole üldse nii keeruline. Ja slaid või pilt, mida ma siis nagu näidata tahan, on tegelikult meie enda kogemusest, et võiks öelda, et kuidas meie tasutasime navi. Kasutame navi töös umbes 10 aastat. Nii pealt näeb, et sinna lähe. Ja meil on sellega tõesti seinast seina kogemusi, kui õnnelike kogemusi ja õnnelike kogemusi. Ja mõtlen selles, et meie äri ei ole suutnud siis oma enda IT-kohutajaks, mis IT-osakonna näol on, kuidagi moodi nagu aru saama panna, et miks neil see platvorm üldse on, mis teevad sellega, mis väärtus selline loob. Ja see asi ei liikunud ühes suunas päris pika. Ja kui kohe ütlen ära, et nagu ilmselt näete, et ma ei esinda ei Microsofti, ei Fujitsut, et ma lihtsalt räägin ühe jutu. Ja see jutt hakkas sellest, et mõni hea aastat tagasi tuli see IT-osakonna sellise mõttega, et kuulge, et tehke meile juhi töölaud. Ma olen kuulnud. Aga mis te sinna tahate? Graafik, igasuguseid. Aga kus ma annan Excelist, siit saab Excelist ja võtke seal. Seal muidu on ka Excelist, aga nad ei ole valmis. Okei. Hakkasin mõtlema, et ega me ka täpselt ei teada. Mõtlesime, et juhi töölaud ehk valmis, et kõik on happy, meil on rahul ja juhid on rahul, seal on graafik ja tegime siis esimese versioonid ja saab otsustatud. See on üldse need numbrid peaksid olema koos ja ei ole nende pulkadega jõudada, need on sõdrid. Nädal aega, nädal, mis mõttes see kõik. Ja üsna varsti me olime olukorrani, kus me olime mõlemad osapooled täiesti frustreerunud. Ei saanud äripool seda, mida nad tahtsid, juhiveeloo projekt läks katki, IT oli ju absoluutselt saamatu enda silmis. Ja siis me mõtlesime natuke uuesti, et mida teha võiks. Tegelikult üks pilt, mida ma tahan näidata, on see, et kas te teate, mis asi on Togav? Togav. Arhitektuuri nagu raamis. Mõte selles, et kuigi see on alguse saanud pigem tõesti tehnilisest taustast ja IT-sektorist, seda on täiesti vabalt omada neid oskusi äripool. Mõte on selles, et see sigri-migri, mis te siin näete, tegelikult peaks moodne ärijuht, business development suutma ise roostada. Siin on IT-ga põhimõtteliselt midagi pistmist. Mis ma tahan ütelda, et kui mingisuguse lahenduse jaoks on vaja integratsiooni mingi teise funktsionaalsusega, mida majas asjad ei ole, siis tehnoloogiliselt me saavutasime selle võimekuse juba peaaegu 10 aastat tagasi, kuidas moodi erinevaid lahendusi on siis failipõhised clearingud või siis veebiteenused ükskõik. Mõte on selles, et integratsioon erinevatest nendega väga lihtne, kui me ainult teaksime, mida integreerida. Et mõte siis selles, et siin on võib-olla üks näide meie juhi töölaua sellisest keerukusest, mis on puhas PNG-fail joonistatud Adobe Photoshopiga, sest et muud moodi ei osatud.
ja see nii jälgib, sellepärast et me oma integratsioonilahendusega, mida me siis kooliga tahame pärast demonstreerida, saame näidata, mida tegelikult saab äriviise teha. See, et meie Navi, mis on siis antud hetkel see siin on integreeritud e-arvelduskeskkondade ja paljude muude süsteemidega, see on, ütleksime, normaalsus ja seal ei ole mitte keerukust, et nad on omavahel kokku viia. Et ma tahan öelda seda, et mõtelge oma peale, kui te tegite ja näitate IT-l oma siis soove ja siis öelda, et tehnikud on olemas, et mõtleme pigem vaatame läbi, et mis annab selle liikuma. Et natukene võib-olla endast ka ja mis me nagu tüüpis teeme, et minu osad on 34 liikmeline, sõltuvalt, kas loetakse koormusi või inimesi. Et pakume siis 7 IT-teenust ja millega istuvad siis 3 IT-teenuse peale. Ja see on see maht ja mass, mis meil nagu läbi käib igapäevaselt. Ma tahan öelda on see, et see keerukus Eesti mõistes on väga suur ja igapäevaselt me toodame uskumatult palju andmeid, mida siis tegelikult tuleks vaja analüüsida, on see siis õpisuuritused, on see siis tudengid edasi, on see, need nüansse on nagu palju. Küsimus on selles, et kui need igat ühte proovida ükshaaval disainida graafikuks või mingisuguseks meetrikaks, nii palju ei ole taevast tähti, kui palju tundedeks vaja. Et selleks on vaja spetsiaalseid lisatöö vahendeid ja listisid ja me tõesti avastasime, võiks öelda pooljuhuslikult selle juhi töölaua projekti käigus Power BI ja jällegi Microsofti toode, aga meie vaatasime sinna funktsionaalsuse tasemel, et ta tõesti võimaldab olemasolevaid kompetentse ja litsentsi ja majandus, mis meil juba olemas on, siis ära integreerides pakkuda seda väärtust, mida tõesti nägime, et äripoole oleks vaja selle asja nagu pluss on siis selles, et see ei ole riigi probleem üldse. Et me õpetame välja oma ärianalüütikuid, neid graafikuid, anname neist ise välja võtma ja kõik lõpuks analüütida. Minu ettekanne selles mõttes nagu lõppebki, et ma võin natukene rääkida juurde üksikeid lugusid lõunalauas ja ma annaks sõna siis Kaurile, kes siis näitab ära päriselt ühe väikese näitena ja mille me siis piloteerisime selle suvel umbes nädalaki läks aega kõik kokku. 2, jah. Kuna see oli täiesti uus asi ja ütleme nii, et kui meil on muster olemas, siis edasi aga minu poolt kõik, et vaatan ise ka tervist, mina olen siis Kaur Kivirähk ja nagu juba öeldud, siis integreeritud eelmise kõnega, eelmise ettekandega, et ettevõttes siis Intellex Insight ja meie tegelemegi siis ärianalüütika lahendustega ja tegelikult ka selle teemaga, mida siin tegelikult on läbi käinud kõikidest ettekannetest, ma vaatasin, et kõik on ühes või teises slaidis ära maininud selle salapärase Power BI. Et tegelikult ma paluksin võib-olla korra märku anda, et kes teist enne tänast ei olnud sellest Power BI-st kuulnud, et andke need märku, kelle jaoks oli uus sõna. Et päris palju, eks ju, jah, et kes Power BI-st ei kuulnud. Ma loodan, et pärast tänast, kuna see igast ettekandest läbi käib, et siis nii-öelda see Power BI jääb meelde ja kindlasti seda tulevikus on ka näha. Aga nagu lubatud sai, siis mina peaks olema rohkem selline nii-öelda praktiline osa ja ma tegelikult tahangi teile siis ka näidata, mis see Power BI on. Mul on paar slaidi siin ees,
et nii-öelda natukene võib-olla sellele anda teoreetilist pagasit ja siis näitan reaalselt siis Tehnikaülikooli ühte mudelit. Et põhimõtteliselt Power BI on siis Microsofti ärianalüütika üks nii-öelda element, üks võib-olla kõige uuemaid elemente, ta tuli eelmise aasta suvel ja ta selles mõttes täiendab seda üldist Microsofti ärianalüütika või BI iseenesest, Business Intelligent, eks ju, selle valdkonna nii-öelda tooteid, et kui vanasti oli see ärianalüütika, oli kõik rääkisid SQL serverist ja muudest asjadest, siis nüüd endiselt on kõik see olemas, aga on loodud selline tore pilvelahendus nagu Power BI ja võib-olla see on ka üks põhjus, miks ka Gartner on Microsofti nii hästi hinnanud, et nii-öelda on liigutanud valdkonna liidriks, sest tõesti sellise nii-öelda tavapärase andmelaol põhineva lahenduse juurde on tulnud tõesti väga lihtsalt integreeritav lahendus Power BI ja loomulikult, kuna tegemist on pilvelahendusega, siis on võimalik seda üsna soodsalt alustada sellega ja sisuliselt te võite kas või täna siit arvuti taha jõudes trükkida endal sisse www.powerbi.com, teha endale tasuta konto ja vaadata, kuidas see töötab ja mõelda selle peale, kuidas see võiks võib-olla teie igapäevasele tööprotsessile juurde anda. Et mis Power BI siis veel natuke täpsemalt on, et siin on suurepärane ilus pilt see ühest nii-öelda dashboardist, ühest töölauast, et see on nii-öelda selle Power BI selline nii-öelda visuaalne osa, mis siis on kõigile kasutajatele suhteliselt mugavalt arusaadav, ehk siis ükskõik millisest süsteemist, kas siis Navisionist, vanast Navisionist või uuest Navisionist või mõnest tootmisprogrammist, logistikaprogrammist integreeritakse andmed nii-öelda kokku ja nad on kasutajale mugavalt nii-öelda kasutatavad sellise dashboardiga. Ma siis seda ka kohe Tehnikaülikooli näitel ka annan. Mis on Power BI puhul eriti tore, on see, et ta on hästi, nagu ka siin enne Microsoft mainis, et nende uus lähenemine on see, et oleks integreeritud, et sul on üks keskkond ja sa saad kasutada seda läbi erinevate seadmete, et täpselt Power BI seda just võimaldabki, et sul on võimalik siis seda kasutada, kas laadides oma telefoni äppi, eks ju, või vaadates siis veebilehelt, või siis Power BI desktop on niisugune programm, mida ma siis kohe teile näitan. Ja kuna me Tehnikaülikooli vaatama hakkame, siis ma näitan korra seda pilti, et mis see integratsiooni lahendus oli, mida me või kuidas see arhitektuur põhimõtteliselt välja näeb, et sisuliselt TTÜ-l on siis erinevad, näitas ka Toomas seda pilti, eks ju, erinevad andmebaasid, erinevad allikad, kus neil info tuleb, eks ju, täpselt üks on see Navision, eks ju, siis on neil õppeinfosüsteem, siis on teadusinfosüsteem, ühesõnaga neid on hästi palju aspekte. Ja siis võetaksegi siis see info kokku, pannakse sellesse samasse mudelisse, kus siis on lõppkasutajale arusaadaval kujul, eks ju, et kui ta tahab näha üliõpilasi, siis ta valib seal, et ta tahab näha üliõpilasi, kui ta tahab näha, palju on olnud nii-öelda nende poolt makstav raha, siis kui nad on nii-öelda tasulisel kohal, siis ta valib selle mõõdiku ja ta saab endale ise tegelikult vastav aruande teha. Ja loomulikult on Microsoft selle peale mõelnud, et mingi hulk inimesi, kes finantspoolega on tegelenud ja neile tegelikult meeldib programmina iseenesest Excel, siis sul ei ole mingit sundi kindlasti kasutada Power BI-d, vaid tegelikult sul on võimalik selle mudeli külge saada ka oma vana hea Exceliga, seal on selline tore funktsionaalsus nagu pivot-tabel, et ka see võimalus on nii-öelda olemas. Ja et peale Tehnikaülikooli on see lahendus veel
kasutusel, siis viimase slaidina ma näitaksin meie koostööpartnerid, kellel me oleme aidanud siis erinevaid integratsioone nende erinevatest baasidest siis luua. Nii et selle poole pealt võiks olla see suhteliselt selline nii-öelda ja ülevaade. Aga mis siin ikka pikalt rääkida, näitan siis seda Power BI keskkonda. Ja selleks, et Tehnikaülikoolil oli selles nii-öelda esimeseks piloodiks, nagu Toomas ka ütles, et tegime analüüsi, eks ju, vaatasime, et on vaja Navision integreerida, on vaja õppeinfosüsteem integreerida, on vaja integreerida ruumide register ja kõik muud asjad. Aga selles mõttes, et nende jaoks oli oluline, et kõik näeksid, et see nii-öelda lõpp, see dashboard või see, et see on ise tehtav, see on lihtsalt kasutatav, et võtame ühe hästi lihtsa näite, millest saavad kõik aru. Saavad aru raamatupidajad, saavad aru õppeinfosüsteemi kasutajad, saavad aru kõik. Ja sellepärast saigi võetud ruumide register. Ehk siis iga inimene, kes TTÜ-s töötab, teab, et tal on mingisugune kabinet, seal on mingisugused õppehooned, need asuvad erinevates ruumides, seal on erinevad vastutajad, igal ruumil on vastav suurus, eks ju, istekohtade arv, nii edasi. Ja me põhimõtteliselt võtsime selle andmestiku ja panime selle mudelisse. Ja selle peale siis tegime paar kiiret raportit, mida tegelikult saab igaüks ka ise teha. Ja siin on üks raport siin ees, kus siis on nii-öelda ülevaade Tehnikaülikooli auditooriumitest. Ja on siin filtreeritud ära neid nii-öelda vastavalt neid auditooriumeid, mida me siis vaatame, oli siis 111. Siin üleval on nii-öelda ülevaade sellest, et milline on nende erinevates TTÜ hoonetes asuvate auditooriumite keskmine suurus. Et nagu me näeme siin näiteks selle STU hoones on väga nii-öelda suured auditooriumid. Kui me siia peale vajutame, siis me näeme, et tegelikult ongi seal kaks auditooriumit, et sellepärast ta nii suur on. Aga põhimõtteliselt, kuidas nüüd seda raportit põhimõtteliselt ärikasutaja tahaks kasutada või võiks kasutada, et ütleme, et on näiteks tulemas üks üritus erivajadustega inimestele, kus siis on vaja leida, millised ruumid sobiksid, ma ei tea, koolituse läbiviimiseks. Selge on see, et kui sa erivajadustega inimestele tahad üritust teha, siis ei ole mõistlik korraldada seda 5., 6. või ka 7. korrusel, vaid see võiks olla 1. korrusel, mis tähendab, et vajaliku ruumi leidmiseks, eks ju, filtreerime ära korrused, 1. korrus, me näeme, et 1. korrusel on nendes majades, mis sinna nii-öelda on highlightitud, on siis reaalselt ruume. Kokku on selliseid sobivaid auditooriumeid meil siis 17. Me näeme, et kuna ütleme, selle grupi suurus on oma 40-50 inimest, siis väiksed ruumid meil ei sobi, ehk siis kuna siin on näiteks näha, et sellel konkreetsel hoone on nende 1. korruse auditooriumite keskmine suurus on alla 20 ruutmeetris, me selle jätame vaatuselt välja, et tegelikult meid huvitaksid siis need majad, kus on TEX, MEX ja EMEX. Ja nüüd tahakski nii-öelda vaadata neid ruume, millised need siis on, siis me teemegi korra ümber kohe selle visuaali, sellepärast et siin on erinevatel visuaalidel on erinevad funktsionaalsused, näiteks kui ma siin visuaali peal saad valida konkreetselt need majad, mida ma tahan näha, eks ju, valisin need ära, ma näen, et kokku on see 45 auditooriumit, nagu on näha, on 1. korrusel on nii-öelda 14 auditooriumit, see on tegelikult see, mis mind huvitab. Aga kui ma nüüd omakorda siia vajutan, siis see üleval jällegi filtreerub ära, aga selleks, et kasutada õiget sobivat visuaali, ma teen siis sellest korrustest teen sellise nii-öelda tavalise filtreerimise. Ja siis ma valin uuesti need majad ning mul tegelikult tekibki siia suurepäraselt nimekiri sellest, et millised on need sobivad ruumid mulle, kus ma saan teha kokku, on neid siis 14, nagu ma juba enne nägin, ja siin on täpne siis ruumide number,
suurus ja ka üksus, kes selle konkreetse ruumi eest vastutab. Ja jällegi, kui ma olen analüütik, mind võib-olla huvitab ka see, et kes on siis selle ruumi, ma näiteks valin välja, et näiteks see 107, see MEK võiks nagu sobiv olla, need on kõik küsimused, kellele ma peaks helistama selles osas, et nüüd ma avan siin kõrval on ka niisugune asi nagu nii-öelda see sama mudel, mudelil on väga selgelt öeldud, milliseid filtreid ma saan kasutada, et näiteks ma tahaks siia juurde panna ka võib-olla haldaja nime, ehk siis, et kes siis on see, kellega ma kontakti peaksin võtma. Ja mul tekkiski siia haldaja nimi, ma näen, et ahah, näed, Tia Varrak on see, kes siis selle ruumi eest vastutab, mis tähendab, et ma olen tegelikult jõudnud suhteliselt kiiresti selle infoni. Samal ajal, kui nagu võtta seda, eks ju, et kui ma kõik filtrid maha võtan, siis kokku neid ruume Tehnikaülikoolis, mida see ütleme, andmebaas sisaldab, on vist, kui ma ei eksi, oli seal üle 300 000 ruutmeetri, et kas 101, ühesõnaga ligi võib-olla 100 000 ruumi või natuke alla vist, aga suhteliselt palju oli see hulk. Et selles mõttes see on see, kuidas kasutaja saab seda teha ja kui see sama nüüd, see aruanne, mida ma näitasin teile praegu selles Power BI desktopis, sellele saab juurde nii-öelda veebi kaudu, sellele saab juurde oma telefoni kaudu, ehk siis selle sama töö, et nii-öelda leida see vajalik, siin nii-öelda täita ära see tööülesanne, sa võid siis kasutada ükskõik milliseid nii-öelda seadmeid reaalselt, et see on nii-öelda selle nii-öelda lihtsus. Ja võib-olla ma korra siis näitan ka ära seda, et kui nüüd näiteks tekib soov, liigume korra, võtame tagasi selle esialgse pildi, ma saan ilusti need back nupuga siia tagasi jõuda. Kui mul nüüd on ülesanne, et jõle tore, et sul on tehtud spetsiaalselt aruanne auditooriumitele, aga me tahaks nüüd täpselt samasugust aruannet, aga kabinettidele. Et nagu vaadata, et mul on vaja inimene kuskile tööle panna, ta ütleb, et ta tahab vähemalt 50 ruuduses kabinetis töötada, eks ju, et see oleks ikka suus, Ivan mahuks ära ja nii edasi. Siis, et tee meile palun samasugune aruanne. Siis tegelikult selle nii-öelda uue aruande tegemiseks ei ole vaja midagi muud, kui siin on niisugune funktsioon, et ma duplikeerin selle, ehk siis ma teen täpselt selle sama aruande, ma pean tegema sellise liigutuse, et ma kirjutan auditooriumite asemele TTÜ kabinetid. Nii, siis ma otsin välja selle filtri, mis ma olen siia tegelikult teinud. See on see filter, kus ma olen valinud, millised ruumid läksid eelmine kord siia aruandesse. Meid huvitab ilmselgelt, vaatame, kus on kabinet, saal ei huvita, stuudio võib-olla on, nii, kabinet, labori abiruum, kabinet, näed, kabinet, 1000 kabinetti, kus on Tehnikaülikooli kabinette, nii. Filter olemas, nii, ja nüüd mis meil oli vaja, eks ju, nüüd me tahame teada, et kus see kabinet võiks olla, no näiteks ma arvan, et võiks hea vaade olla näiteks 7. korrusel, nii, 7. korrusel on 40 kabinetti, näed, nüüd see on auditooriumite arv on väga eksitab, et loomulikult tuleb see aruanne nüüd põhjalikult üle vaadata, et sa muudaksid tiitlit kõik korrektselt ära ja et ei ole mitte auditooriumite, vaid nüüd on juba see kabinettide arv, kabinetid. Nii, 40 ja nüüd ma näen ka, et nendes asutustes või nendes hoonetes on sellised olemas, vaatan, näed, siin on keskmine suurus on kõige suurem, vaatame siis konkreetselt seda, no ja siin on nüüd näha, et millise suurusega kabinetid konkreetselt selles NRG-hoones on, eks ju. No ütleme, et 50 ruudus kabinetina üks ongi, näed, üks on 48 ruutmeetrit on, ma võin, et sinna 50 lähedale, näed, üks kabinet on ka 114 ruutmeetrit, no võt näed, see on rektori oma. Ja vaatame, kes vastutab, väga õige, loomulikult. Paneme kohe siia juurde, vaatame, kes on siis haldaja nimi.
selle suure kabineti osas, nii, okei. Nii, see oli nüüd, milline see oli, 114, keegi Tõnu Lehtla. No Jaak Aaviksel on ka, aga temal on väiksed kabinetid. Just, need ongi, jah, näed, et siin kokku on need 147 on siis kokku, kõik on rektorkabinet. Jõudsimegi rektorkabineti juurde, eks ju, kus on võimalikult mugav. Nii et põhimõtteliselt ja nüüd ongi olemas uus aruanne, me publitseerime selle ja tegelikult ütleme, et selle aruande tegemiseks kindlasti, ma arvan, oleks patt, kui pöörduda IT-osakonda ja kirjutada pikka ülesannet, et palun tehke mulle nüüd selline aruanne, kus te olete teinud seda ja seda, et tegelikult see töövahend iseenesest on piisavalt intuitiivne. Loomulikult ma nüüd ei taha öelda, et mingisugust koolitust ei ole vaja, loomulikult on, aga samal ajal, et õppida need töövahendid selgeks, et kuidas kasutada sellist nii-öelda väljaloendit, mis siin on, eks ju, või seda nii-öelda andmemudelit, eks ju, et kuidas selle pealt aruannet teha, et see on nagu suhteliselt lihtne tööriist. Ja ma ütlengi, et sõnum ongi see, et on võimalik alustadagi piloodiga väga lihtsalt, et üldjuhul tõesti me räägime 2-3 nädalast, sul on mingisugune tunnetus tuleb kätte, kuidas seda kasutada ja siis seda saab ju teha. Et üldjuhul meie piloodid on loomulikult raamatupidamistarkvara baasil tehtud, sellepärast et see on see, mis enamus ettevõtetel nagu müügisuunitlusega tahetakse just näha müüki erinevates vaadetes. Aga sellepärast see TTÜ oligi väga nagu huvitav piloot, et hoopis nagu nii-öelda vahelduseks midagi muud. et ei ole tooted ja teenused ja muu selline asi. Aga selline kiire integreeritud jutt meil Toomasega oligi ja et ma loodan, et siis tõesti see Power BI jääb teile tänasest kuskile kõlama. Intellex Insightiga on mõtet alati ühendust võtta, kui tekib mõte seda edasi arendada, et oleme hea meelega valmis tulema nõu andma ja rääkima sellest, et kuidas seda võiks edasi toimetada. Aga mina sellega lõpetan, et kui on küsimusi, kes minule või Toomasele, siis kasutage seda võimalust ära, sest meie, ma saan aru, ongi enne seda, kui saab nii-öelda kohvile minna. Et on kellelgi midagi. Jaa, palun. Küsimus võib-olla teile mõlemad. Toomas alustas sellega, et IT ja kas oli siis lõppkasutaja või äri ei saa otse omavahel suhelda, siis kas seda BI-d on võimalik ilma ärianalüütikuta lahendada või kas see oli see lahendus, mis tahtsingi öelda, et kogu see keerukus, mida te siin täna nägite, see ei ole üldse IT-tehniline keerukus. Et andmemudeli ehitamine loomulikult, seal on vaja oskusi, seal on see koht, kus me pöördusime ka siis Kauri poole, aga seal on vaja ärianalüütikut ja nii-öelda ärianalüüsi taustaga inimest, kellele numbrid ja raportid siis on nagu naturaalsed. Et selle küsimusega ei tohi minna IT-sse. See oli esimene viga, millest me nagu saime aru nagu ütleme need raskelt. Jah. Sest täpselt nii ongi, et see ärianalüütik ongi nii-öelda see, kes siis tegelikult sisuliselt selle paika paneb, et mida vaja on. Ja selles mõttes, kuigi meie ettevõte on väga spetsialiseerunud just sellise ärianalüütika loomiseks, ma tunnetan ka meie nagu just ettevõtte, suhteliselt sellise väikse ettevõtte siseselt ka seda kahte poolust väga selgelt, et mina, kes ka viisin ärianalüüsi läbi Tehnikaülikoolis, olen tegelikult see, kes kirjeldab siis ära enda nii-öelda IT poolel, kes selle mudeli kokku paneb. Kuigi tegelikult ma pean tunnistama, et kõik meie ka nii-öelda need programmeerijad siis, kes seda mudelit kokku kirjutavad, tegelikult on majandusliku haridusega, sellepärast, et selle mudeli kokku kirjutamisel sul pole vaja nii palju nagu kodeerimisoskust, vaid ka need tööriistad, et see mudel sinna kõrval kokku saab, on suhteliselt visuaalne. Et tegelikult see ongi
äri pool, et IT-d on vaja selleks, et ta annab juurdepääsu andmetele. Et selles mõttes ta annab õigused, et me saame sealt andmebaasisest andmeid pärida, kas siis läbi selle JSON-i, eks ju, mis on Tehnikaülikoolil või ka minugi pärast ka otsetabelitest või siis mingitest vaadetest, aga see on ka tema kõik, mida IT-lt on vaja, et edasi tegelikult on äri see, kes ütleb, kuidas andmemudel peab kokku minema, et mida nad tahavad, milliseid äriküsimusi nad tahavad teha, et noh, nagu samamoodi ma siin näitasin, eks ju, et kuidas jõuda selle lõppküsimuseni. Jah. Kuidas said andmekvaliteet kontrolli? Andmekvaliteet läks meil näiteks kontrolli alla siis, kui hakkas oluliselt paranema, kui need andmestik, mida muidu kasutas üks üksus, oli nähtav väga paljudele üksustele korraga. Ja kui midagi hakkas sõltuma nendest andmetest, siis tegelikult oli võib-olla aastaid enne ühe üksuse nagu käes. Et see nii-öelda mitme silmapaari pidev kasutamine ja nagu reaalne protsessidesse kaasamine nagu aitas parandada vigu leida. Jah, mul pole midagi lisada, et täpselt see ongi see, et tegelikult see lahendus võimaldabki seda, et sa saad inimestele või noh, et nii-öelda erinevad inimesed hakkavad nägema erinevaid vaateid ja siis on näha ka, kus tekivad mingid vead. Et noh, siin paljudes ka tootmisettevõtetes tavaliselt tulevadki aastate vältel mingisugused probleemid välja sellega, kui me panemegi need andmemudelisse ja siis sa saad nagu neid erinevaid vaateid teha ja siis sa ütledki, et oi, aga miks seal sellised numbrid on või miks seal sellised andmed on ja siis tulebki välja, et kunagi on tehtud mingi viga, mingi näpukas, mis on kuidagi niimoodi kahe silma vahel jäänud, et selle lahenduse kasutusele võtmine tegelikult tagab ka see, et see andmekvaliteet läheb paremaks. Aga jah, üks küsimus siis jah, palun. Power BI tasuta versioon on vist see andmemudeli maht on kas 1 gigabait või? Et kui see mudel on suurem, siis oleks vaja seda pro-versiooni, mis tegelikult ei ole ka väga overkill, et see on kuskil 9 eurot kuus kasutaja, nii et ma arvan, et selles mõttes, kui ei ole just mitutsada kasutajat, siis see nagu kuu hind ei ole ka väga suur, eks ju, et nii-öelda see tasuline versioon võtta, et selles mõttes ta jällegi see hinnastamine on väga nii-öelda Microsofti seal lehel väljas, et siin ei ole midagi nagu väga keerulist. Nii on. Aga selge. Veel on küsimusi, siis kindlasti praegu hea näiteks kohvilaua ja söögikõrval edasi arvutada, aga seniks teeme korra aplausi